Järgmisena räägime hüperlinkidest, kuidas luua oma dokumenti viited internetti, samamoodi ka e-posti ja dokumenti. Kas siis näiteks olemasolevasse dokumenti siia samasse või mõnda teise. Alustame sellest, et kuidas luua interneti viiteid. Esimene võimalus on selline, et kui te dokumendi sisse trükite mõne interneti aadressi, näiteks www.libreoffice.ee ja kui nüüd veebi aadress on trükitud ja te kas enteriga lähete uuele reale või klõpsate tühikut, siis Writer tunneb ise ära, et tegemist on interneti aadressi viitega. Kui te soovite interneti aadressi viite panna nii-öelda külge mõnele tekstile, siis kõigepealt tuleks valmis kirjutada see tekst, näiteks LibreOffice. Ja nüüd ma tahan, et sellele tekstile klõpsamine viiks mind samamoodi aadressile libreoffice.ee. Siis kõigepealt ma märgin selle teksti ära ja valin ülevalt lisamine menüüst hüperlink. Nüüd avanenud aknast tuleks siis jälgida, et teil vasakul paanis on valitud internet ja sihtmärgi kastikesse tuleks siis sisse trükkida see aadress, kuhu te soovite, et see tekst viitaks. Trükin siia sisse aadressi www.libreoffice.ee ja et seda kinnitada, klõpsan all nupu rakenda. Sulge aken ja nüüd on mul tegelikkuses siin näha teile kaks võimalust, kuidas interneti aadressile on viidatud. Üks on otsene aadress, mille pluss on ka see, et kes vaatab seda dokumenti, saab kohe aru, et see viitab sinna. Ja teine on siis tekstiline, mille peale hiirega liikudes kirjutatakse samuti aadress, aga mis siis otseselt võib olla mingi lause või mingi sõna, mis otseselt seda aadressi välja ei too. Ja nüüd selleks, et selle lingi peale klõpsata, kui ma hiires ja nende peale asetan, siis ta kirjutab ka. Kontroll-klahvi all hoides tuleks teha klõps siis sellel lingil. Ja nüüd, kui ma selle kontrolli all hoian ja selle klõpsu teen, siis näete, et mulle ka see vastav leht avatakse.